muusika stressi maandamisega. Maandamisvahendina. Ja siis... Jalgpalli saab mängida. Uudiseid saab lugeda. Jah, siit saab lugeda, mis parasjagu raadios tuleb. Silmana. Nüüd olen valmis, jah. Et me pidime ajalehega midagi tegema, et siis meie mõtlesime, et me tuletame lapsepõlve meelde, et kui lõbus meil oli väiksena selliseid huvitavaid asju ajalehest teha ja et nagu meile halvad uudised ka ei meeldi. Ja siis me tegimegi sellised paugutid. Tegime siis, lükkasime tuntumad inimesed ajalehest välja ja tegime mängu Tunneme inimesi. Ja lükkasime. Uno Loop. Margus Tsahkna. Tead ära? Ei tea. Ei tea. Poliitik. Ei ole näitleja. Aiakanepi. Aiakanepi, jah. On või? See on väga sõtta näoga. Lühikene vedrujalg. Mingi see tennise see või? Ei ole või? Kõrgushüppajaga. Kõrgushüppaja. See on see Vene rekordimaan. Vene on ne? Jevgeni või midagi? Kes see oli? Anna ilmselt. See on see hommikutelevisioonist. Mart Juur. Tahaksime rohkem. Lihtsalt armastavad 11. Raja Andres, jah? Siin mingi võitis midagi ikka või? Ma ei tea, mingi puha sai. Ta läks selle treeneriga nagu loobus koostööst. Nagu panime, küsime, kelle keha see on, kelle mehe keha. Panime uue pildi, näopildi. Keha tunneme kohe ära. See on Edgar Savisaar või? Ei ole. Emil Rutiku. Ei ole. Ma ei tea. Kisume näo ära. Leidatam. Ei ole. Martla. Martla. Mis asi see on, mida me keeleks nimetame? Eesti laul luumab maailma. Saatke nüüd Lotte telefonile SMS-e või mitu märksõna pidu, siis osalevad teie vanemad. Toredas loosimises onu Klaus paneb välja terve kasti 30 õlut ja pudeli ekstra klassi. Sest Klausi pidupäeval peavad kõik mõnuga võtma. Need on vaatamas ja niisiis järeldame, kui irooniliselt kui ka usutavalt võeti seal eestluse eesmärki. Ja siis ka Eesti laul luumab maailma, selles võime nagu, et kuidas see Eesti laul nagu eesti keeles saab luumata, kui seal on väga paljud laulud hoopiski inglise keeles. Kõik. Seoses sellega, et naistepäev on tulemas, leidsime me hulgaliselt naiste pilte tehtades. Suuremal määral kõik naised naeratavad, aga siin on üks suur koma. Mees nutab, kuna majanduslangus on niivõrd suur, siis tõusevad ka roosihinnad 50 kroonini. Et mehed ei jõua naistele lille enam osta.